Tere kallid tennissõbrad ja ilusat kestvat pühade aega ja veel paremat aasta lõppu. Aastaks 2021 on siis Matšpallisaatel tehtud 72 episoodi läbi aastate. Täna on 72. Aeg lendab. Täna mõtlesime, et võtame siis kokku selle ilusa tennisaasta 2021 ja vaatame, millised sündmused meie top 10-sse siis seekord mahuvad. Teeme seda teist aastat järjest. Eelmine aasta panime sellele traditsioonile nii-öelda alguse. Minuga stuudios on täna, mina olen saatejuht Gunnar Leheste, ikka kaassaatejuht Riho Kallus. Tere. Ja külaliseks oleme kutsunud Toomas Kuuma. Tere. No 4. mikrofon jääb täna vabaks. Pidi siin istuma Mihhail Lehtmets, aga otsustas ta siis nautida hoopis päikest kuskil soojal maal. Ei saa üldsegi ette heita, kui vaadata, mis meil see ilm siin viimastel päevadel teeb, et hea meelega peesitaks isegi uuesti Mehhikos näiteks. Aga räägin siis lühidalt süsteemist ka, kuidas me need selle topi siis kokku panime, et mina valisin välja nominendid, igaüks võis oma nominente lahkelt juurde lisada ja panime siis punkte 10-st 1-ni, esikoht sai 10 punkti ja hääletusel osales ka Mihhail Lehtmets, nii et kõik on läbi hääletatud ja peaks olema väga objektiivne edetabel. Läheme siis kohe hooga pihta, ega siin pühade ajal ju aega raisata ei ole. 10. kohale mõtlesime, et räägime Eesti tennisest, alustades Eesti meistrivõistlustega, mis on ju ajalooline sündmus ikkagi. Maria-Lotta Kaul võitis 3. meistritiitli, alistades finaalis tiitlikaitsja Jelena Malõgina ja Vladimir Ivanov 9. üksikmängutiitli, alistades finaalis Kennet Raismaa. Ma ütlen võib-olla, mis mul kõige rohkem nende tulemuste juures head meelt teeb, et Maria-Lotta Kauli meistritiitel ei jäänud tema selliseks üksikuks sähvatuseks sel hooajal, et pani ka väga tugeva punktiga siin hooaja lõpus, kui Brasiilias 60 000 ITF-i turniiril alistas avaringis näiteks endast pea 800 kohta kõrgemal asuva tennisisti 254. reketi Ana Sofia Sanchezi. No, natukene meestest tekitab muret, et Ivanovi selja taga on väike auk tekkimas, aga saame nüüd sellest pikemalt rääkida. Mis teile eestikate kontekstis võib-olla meelele, keelele jäi? No, naiste turniiri puhul tõepoolest, et Maria-Lotta Kaul näitas tõesti päris head tennist ja peab ütleme, et objektiivselt ka võitis selle võistluse, et kuigi võib-olla võistluste eel oli eeldus, et naistel Malõgina võib-olla kordab oma meistritiitlit siis ka sel aastal, aga paraku tal see ebaõnnestus ja konkreetselt finaalis ikkagi Kaul mängis ta, võib öelda, et ikkagi suhteliselt kindlalt nii mängupildi järgi üle. Ja kui siin Kaulist nagu juba natuke sai räägitud, siis tõenäoliselt on tal nendel ITF-i turniiridel, kus ta nüüd on mänginud hooaja lõpus üsna ikkagi edukalt, võib-olla ikkagi on veel potentsiaali ka suuremaks, aga eks ta peab mõned mänguelemendid eelkõige võib-olla kindlamaks muutma ja tema puhul on, me teame, et üks probleeme on tal just servi kindlus. Tegelikult, mis jäi silma ka suvisel Tallink Estonian Openil Pärnus tegelikult. Ja need Brasiilia topeltvigade numbrid olid päris kõrged. Ja üks mäng oli ju vist, kui ma eksi, 27 topeltviga. Aga võidud tulevad? Aga võidud tulevad ja see näitab seda, et kui see nii-öelda suudab lihvida natuke veel oma mängu, siis kindlasti on tulemas ka paremad tulemused. Meeste poolel jah, tõepoolest, Ivanov on 9 meistritiitlit üksikmängus, ma isegi ei ole kokku lugenud, tal seal paarismängus on ka tervelt hulgim neid veel juures. Kuigi, ütleme, et selle aasta finaalis Raismaa vastu, seal mängu natuke ikkagi oli. Ja võib-olla Ivanov ei olnud ka tegelikult Eesti meistrivõistlusel kõige paremas hoos iseenesest. Aga see näitab ka väga õigustatud, nagu ka sina, Gunnar, ütlesid, et veidike selline tühi augu tunne jäi, nagu ütleme Eesti meistrivõistluse jälgides, aga samas me peame arvestama, et järgmine aasta näiteks, kui Ivanov ikkagi ka osaleb, siis ta läheb juba raskemaks, sest et on ikkagi Mark Lajal näiteks on päris hästi juba harjunud meeste turniiridega, võib öelda, et tal on küll üks poolfinaali koht oli juba ette näidata ja samas need kaotused, mis on tulnud, need on enamjaolt väga napid olnud.
Nii et ma arvan, järgmine aasta tal juba seda 10. tiitlit võita on juba palju keerulisem. No jaa, aga äkki Lajalil läheb siin, hakkab ju mängima meistriturniire, läheb hammas verele, läheb edukalt, avastab võib-olla, et samal ajal on hoopis mõni tore ITF-i turniir, kus tahaks osaleda. No miks mitte ka juba Challengeri turniir näiteks, et teame, et ta ikkagi Molotoglu akadeemias mängimas on ja ma usun, et see võistluskalender, mis ta valib, järgmine aasta on, ega praegu ta on suvist osa veel, ta kindlasti ei ole plaaninud ehk väga täpselt, aga seal võib olla küll see moment. Teisest küljest ma usun, et nälg on võita ka Eesti meistritiitel Lajalil. Rääkimata siin võib-olla teistest meestest ka, Raismaa küll võib-olla praegu enam nii tihedalt ei mängi rahvusvahelisel areenil, aga sa oled olnud Eesti tennises pildil aastaid ja meistritiitel võiks ikkagi olla taskus. No ja õnneks on Kristjan Tamm ka hooaja lõpus tervise korda saanud ja natukene võistlema hakanud seal Mehhikost. Mingid tulemused tulid? Jaa, kindlasti tal on ka kindlasti tahet ikkagi selles võistluskarussellisele nii-öelda tihedalt kaasa lüüa. Tamm on nüüd jälle Eesti esireket. Pikalt oli siin ikkagi Jürgen Zopp, anomaalia meil siin Eesti tennise maastikul pühis seal esimeste seas, aga nüüd on Jürgen langenud siis ikkagi teiste meeste taha. Riho, midagi lisada? Jah, kui rääkida meeste esireketist, siis antud hetkel see väga olulist rolli ei mängi, sest ega need tulemused on nii, nagu nad on, et nagu Toomas ka mainis, me väga-väga loodame ja ootame, et ikkagi keegi ka suudaks tõsisemalt meeste kalendris kanda kinnitada ja hakata mängima ka kõrgemal tasemel challenge-turniire ja võib-olla ka ATP turniire. Ja eks see kõige reaalsem kandidaat praegusel hetkel Mark Lajal võiks olla, kes siin juba nüüd hooaja lõpus on juba meeste turniiril päris head tulemused teinud. Kas ta 2 korda oli veerandfinaalis juba Futures turniiridel vist? No 1 korraga poolfinaalis. 1 korraga poolfinaalis, jah. Nii et Mark on juba näidanud esimesi samme ja ka Oliver Ojager mängis esimese meeste turniiri muuseas nüüd koos Kenneth Raismaaga Dohas vist mängisid. Lugesin tennise ajakirjast, et Kenneth Raismaa on ta sparringupartner lausa ametlikult. No Raismaa mängis kaasa seal samal turniiril. Nii et just vahetult enne seda ju Oliver Ojager koos Grete Kulliga võitsid juuniori turniiri seal ja mängis kohe esimese meeste turniiri otsa sinna, nii et aga tulles korra tagasi Maria-Lotta Kauli juurde, mulle meenub Toomas väga emotsionaalne intervjuu, mille sa võtsid Maria-Lotta Kaulilt, kui ta noore 15-aastase tüdrukuna tuli Eesti meistriks, mäletan, ja tol hetkel oli küll väga, ootused olid väga kõrged, aga Maria-Lotta Kaulil on väga rasked aastad olnud vahepeal ja väga rasked vigastused, nii et see on sellest ka see servikindlus ei ole veel tagasi tulnud. Absoluutselt, kõik need kindlused tekivad ikkagi siis, kui mängija saab minna tuuri peale ja olla terve ja mängida tervelt vähemalt pool aastat ära ja siis edasi hakkab näitama, mis ta reaalne vormikõver on, kus ta oma mänguga on, nii et väga-väga positiivne on see, et ikkagi Kaul on tagasi ja Kaul on väga hästi mängimas juba siin esimestel turniiridel, mis ta siin mänginud on, et praeguse seisuga ikkagi absoluutselt kindel 4. võiks olla Fed Cupis, nii et kui me vaatame, on ju Kontaveit, Kanepi, Malõgina ja Kaul, et see on väga positiivne, meil oleks 4 mängijat, kes ikkagi on kogu aeg tuuril, see on ülioluline. Et me oleme näinud küll neid mängijaid, kes siin proovivad ja üritavad ja jälle lähevad ära ja siis jälle tulevad, aga et sa oleksid pidevalt ja seal ikkagi tuuri peal, see on väga tähtis. Mulle meeldis ka see, kui sa ütlesid Fed Cup, et see on meil nii veres ja mulle tõesti ma korra lihtsalt niisugune kõrvalpõige, et väga ebamugav on öelda nüüd uue nimetuse. Billie Jean King Cup. Jah, et mul on sama asi, et me oleme ka siin omavahel polemiseerinud selle üle nii-öelda eetriväliselt, et jah, ma saan aru, et see on teatav niisugune tunnustus võib-olla Billie Jean Kingile, aga see on ikka väga keeruline. No huvitav on näha, mis hakkab järgmine aasta, kui Eestis need mängud jälle toimuvad, kui toimuvad, et mismoodi ajalehe pealkirjades see Billie Jean King Cup omaks võetakse, sest seal on tähemärgid väga loetud. Ma arvan, et seal jääb Fed Cup ikkagi domineerima. No seda ma ei oska öelda, aga seal saab ka lühendit kasutada. Kasutame siis Billie Jean King BJK. No selline lühend, ega praegu on maailm üldse läinud ju lühendite peale üle. Peaaegu nagu JMKE või midagi. Ja täpselt, jah. JMKE Cup. Aga Eesti tennisest veel rääkides, panite nominentide hulka siin Hiiumaa tennisehalli avamise, mis oli Eesti tennises ikkagi märkimisväärne sündmus. Jälle üks valge laik sai tennisehalliga täidetud ja täitus siis legendaarse tennisetreeneri Tiiu Maasingu pikaaegne unistus selle halliga.
jah, no kindlasti ka mitte ainult Hiiu Maasingu, et väga paljud inimesed, kes sinna ütleme ka oma õla alla panid, nii-öelda tenniseaktiiv, kes Hiiumaal on ja nii mõnedki ärimehed, et see võttis aastaid, tegelikult see teema on ju pikalt üleval olnud ja mul endal ei ole veel võimalust olnud seal käia, aga ma saan 8. jaanuaril ära proovida selle halli, aga ma olen kuulnud ainult kiitvaid sõnu ja tegelikult nagu praktika näitab, kui me vaatame ka Eesti noortetennist, tegelikult kust sageli pärinevad need potentsiaalsed tuleviku Eesti tennise tähed, et regioonidest, et nüüd on Hiiumaal tõenäoliselt vaja mõni selline noorema poolsem võib-olla ja ambitsioonikas treener veel saada sinna tööle ja miks mitte ei võiks tulla näiteks nii nagu ka Saaremaalt, tegelikult Grete Kull on ju Saaremaalt pärit, keda me siin enne mainisime, Oliver Ojakäär Tartust ja neid nimesid on palju, nii et tegelikult sport näitab seda, et väiksemates kohtades, kui luuakse tingimused, siis tippsporti väga palju sportlasi sealt ka tuleb, teistest aladest ju kergejõustik, vehklemine, okei, seal on Haapsalul on suured traditsioonid läbi aegade, aga see on väga hea märk. Jah, mul on isiklikult ka väga hea meel selle üle, ma olen väga hästi näinud ka seda, olnud ka selle Saaremaa tennisehalli sünni juures ja kunagi ka turniiri korraldanud seal meeste Futures turniiri, kui üldse sisehalli olnud, oli see nii-öelda kilemullhall, mis pool talve oli kokku kukkunud ja siis vahepeal sai seal jälle trenni teha, nii et eks ühe halli ehitamine, ma olen ise nagu selles mõttes müts maha Oliver Tatar ja Tanel Malk, kes on seda asja vedanud seal tennisentusiastid, et ma arvan, et liialdamata 10 aastat tagasi oli võib-olla esimest korda, kui sai nende meestega maha istutud ja seda halli teemat räägitud ja sa tead, kuidas need asjad sünnivad ja niimoodi aastaid see protsess aega võtab ja lõpuks on see ikkagi jõudnud tulemuseni ja Hiiumaa halli puhul tuleb kindlasti ära mainida ka see, et tegemist on väga kvaliteetse halliga, et ei ole nii-öelda mingi odav ja lihtsa väljakukattega, väga korralik tennisekate on seal ja väga head tingimused, nii et nüüd on järgmine samm kindlasti hiidlastel leida korralik treener ja Hiiumaalt täpselt nagu Toomas ütles, absoluutselt, miks mitte 10 aasta pärast kuuleme sealt juba on tulemas rahvusvahelise kategooria mängijad. Ma selle kilehalli osas ühe väikse ka episoodi räägin oma elust, et kunagi suvel sadas vihma, väliväljakud olid märjad ja mängisime sees siis kilehallis. Pakkuge, palju seal võis temperatuur olla, ütleme, me mängisime nagu Kesk-Aasias. Et 1-2 tunnise mängu jooksul sai joodud vähemalt 5,5 liitrit vett. Anetil pole vaja Austraaliasse minnagi ja aklimatiseeruma saab ka kodus. Ma mäletan vastupidist, et Saaremaa treener Rauno Kull ütles, et tema talvised treeningud ikka möödusid seal +5 kraadiga ka tihtipeale. Täpselt see äärmus. Ja lapsed läksid peale trenni jalgrattaga koju duši alla, sest pesemisvõimalust ei olnud ja nii tehti ka trenni. Nii et. Nagu jalgpallihallid on ju tegelikult kilehallid, ütleme seal materjal on võib-olla natuke teine, eks see on ju, aga sõna varas kasutatakse kilehall, et ise just osalesin Haapsalu jalgpallihalli avamisel ja seal oli, ütleme niimoodi, et õnneks oli väljas +5, aga ja kui sa pead tennist mängima sellistes oludes. Samas korra meil muidugi käsitleme tõenäoliselt ka koroona mõju Eesti tennisele, aga me siin 2 kevadet oleme näinud, et pole hullu midagi, et oli +3 kraadi ja inimesed mängisid õues, kuna oli nii suur mängunälg. No seal üks oluline nüanss ja vahe on see, et jalgpallihalli vist niimoodi ei köeta nagu tennisehalli köetakse ikkagi. Kulud läheksid ikka üüratu. See oleks ikka üüratu. Aga paneme hooga edasi, kui keegi mõtleb, miks me Anetist pole rääkinud Eesti tennise peatükis, siis Anetist tuleb veel eraldi juttu. Aga 9. kohale platseerusid meil Australian Open oma igasuguste jamadega. Nii aasta alguse jamad kui ka aasta lõpus on jamad üleval hakkame algusest, et rohkem kui 70 mängijat pidid siis Australian Openit mängima niimoodi, et lasti piltlikult öeldes puurist välja lõvid, olles seal 2 nädalat istunud ilma nina õue pistmata ja esialgu need eelturniiridele väga suurt mõju ei avaldanud. Anett Kontaveit jõudis ilusti Grampians Trophy finaali, mis jäi ära, mis on omaette pretsedent, aga ainsana jõudis nendest kõva karantiiniga mängijatest Slam'i 3. ringis kaugemale Jennifer Brody, kes kaotas finaalis Naomi Osakale. Ja järgmise aasta Australian Openit saadab
vaktsiinipoleemika, keegi veel tänaseni ei tea, kas maailma esireket Novak Djokovic on vaktsineeritud, kas ta mängib, osad mängijad, kes küll väga kõva kaliibriga ei ole, on juba loobunud Australian Openist just selle vaktsiini jama pärast. No kui nüüd kokku võtta kogu see Austraaliaga toimuv, siis mis mõtted tekivad? No veel kui võtta tõesti aasta algust, et nüüd jama jätkub nii-öelda ju veel ka järgmise aasta jaanuaris peetaval turniiril, nagu sa rääkisid. Et ühtepidi ma saan aru, et riigid erinevalt ju lähenesid, eks, sellele küsimusele või probleemile ja võib-olla ütleme selline teatud kartus ja ettevaatlikkus ja omad reeglid on võib-olla arusaadavad, aga seal on minu teada ka see, et nii-öelda nende osariikide on veel eraldi omad nõuded ja kuidagi on see niimoodi tehtud, et kui linnapead või siis osariigi bossid otsustavad rangemate reeglite järgi, siis neid järgitakse, aga ilmselgelt ikkagi pingutati minu meelest sellega üle ja nagu sa ütlesid, ka tulemused ikkagi näitasid seda tegelikult, et mängijad tegelikult ka ebavõrdsetes olukorras igal juhul, et osad tippmängijad said siis nagu erikohtlemise osaliseks, mis tekitas ka natukene sellist ka pahameelt ja poleemikat. Jah, need, kes kuskil Sydneys pidasid mingi näidisturniiri, need said lausa 10 inimest endale kaaskonnas kaasa võtta. Samas need Kaia pidi piirnuma ühe abilisega. No seal ei olnud lihtsalt ainult see, et sa olid nagu, sa reaalselt olid ju lukus, et sa ei saanud ju piisavalt ikkagi liikuda, sa võid seal neid harjutusi teha kui palju tahes, aga ma arvan, iga inimene on võib-olla, kes on pidanud olema näiteks mõned päevadki kodustes oludes ja siis natukene rohkem kõndima peale seda, siis ega see ei ole niisama. Ja just vigastuse oht, et tegelikult kogu see hooaeg ikkagi ka oli päris palju oli selliseid olukordi, kus anti loobumisvõite ja ma arvan, see on mingil määral ka, mitte konkreetselt ainult Australian Openi teema, aga üldse, et seda paljud ka kartsid ja need, kes said muidugi maksimaalselt üldse hooaja jooksul või paremates tingimustes treenida, seal nendel võib-olla oli siis ka vähem neid vigastusi, aga üllatavalt palju neid oli hooaja jooksul. Te arvate, kas Novak Djokovic osaleb Australian Openil? On tal sutsus tehtud? Osaleb, ma ei muretseks selle pärast, kui ta selline kirja pani, kui ta osaleb. Küll ta teeb need sutsud ka ära, kui vaja on, aga mina tahtsin rääkida, öelda seda hoopis, et tegelikult küsimus ei ole ju niivõrd Austraalia Openis ja selles, et Austraalia Openi ümber on saagad ja probleemid, et kui vaadata suuremat pilti, siis küsimus on ju ikkagi Austraalia kogu terviku võitluses pandeemiaga ja nad on sellega ju suurepäraselt hakkama saanud, kui me vaatame isegi kogu selle pandeemia perioodi jooksul on Austraalias koroona ohvreid praktiliselt sama palju kui Eestis, et korraldajad on teinud väga head tööd, et nad üldse on suutnud neid turniire hoida, see on nagu eelkõige väga oluline, et nemad ei saa ju midagi teha, kui riigis on sellised seadused, siis nad peavad sellest kinni pidama ja lihtne on ju oleks ära jätta, oleks alati väga lihtne, mida me oleme ju siin väga paljude turniiride puhul näinud, aga vaatamata sellele on turniir toimunud ja nendel on kõige raskem olnud võrreldes teiste Grand Slamidega loomulikult, et siin mõned on saanud ju praktiliselt ju vabaduses neid turniire korraldada. Viimane Ameerika lahtised oli ju täiesti tribüünid täis ja kõik oli ilus juba nagu vanadel headel aegadel, nii et selles suhtes teistpidi jällegi müts maha korraldajate ees, et nad ikkagi on saanud hakkama kuidagi nendes rasketes tingimustes ja oludes. Meenub veel selline seik Austraaliast, oli Novak Djokovic'i mäng Taylor Fritziga, ma ei mäleta, mis see ring see nüüd oli. See oli kolmas ring. Publik aeti ju poole matši pealt minema ja vaadati telekast lõppu. No see oli üldse see mäng, kus oli kõige reaalsem, kui vaadata kogu turniiri tulemusi. Finaalis jah, ta mängis lihtsalt Medvedjevi taktikaliselt üle, kuigi seal esimene sett ei olnudki finaalis nii, ütleme, seal oli Medvedjevil tegelikult väga hea šanss esimene sett ära võtta, võib-olla siis oleks mäng kujunud teistsuguseks, aga tegelikult just see mäng Fritziga, see läks ju 5. setti ja seal oli ka mingi häda natukene, oli vist Djokovicil, ma ei mäleta, kas kõhulihasega või mingi probleem tal oli. Seljaga oli vist. Või seljaga isegi, aga servida ta ei saanud korralikult, tegelikult Taylor Fritz minu meelest ei kasutanud seda head šanssi ära, seal oli väga täiesti reaalne, ütleme, tegelikult Djokovic nii-öelda auti lüüa. Paneme hooga edasi, 8. kohale platseerus meil üsnagi värske juhtum Hiina tennisist Peng Shuai.
tegi siis novembri alguses kohalikus sotsiaalmeediavõrgustikus Weibo postituse, kus süüdistas riigi tipp-poliitikut, riigi endist asepeaministrit Zhang Gaolid seksuaalses ahistamises. Järgnes see, et postitus kustutati loomulikult minutitega ära. Naine kadus mitmeks nädalaks pildilt. Riiklik meedia hakkas ühel hetkel sotsiaalmeediasse paiskama pilte, et tegelikult on naisega kõik korras, surub meil siin noorsooturniiril kätt ja sööb lõunalauas einet. Rocki president tegi videokõne, kinnitas samuti, et naisega on kõik korras. Aga VTA ei usu seda kõike ja on siis Hiinaga mõneks ajaks suhted tühistanud. Loomulikult mõistame hukka, mis siin muud öelda, ja täna on muidugi värske uudis, et Peng Shuai andis Singapuri mingile ajalehele intervjuu, kus võttis kõik need süüdistused tagasi, et ma pole midagi sellist öelnud, aga üks igavene jant selle ümber käib. Kunagi mul tulevad meelde Raul Rebase sõnad. Raul Rebane ütles kunagi, et maailmas on 2 valdkonda, kus tehakse unikaalset rahvusvahelist koostööd, on lennundus ja sport. Ja miks mulle isiklikult väga just tennis meeldib, siis kui vaadata spordi sees, siis tennise kalender ja tennise, ütleme nii-öelda globaalse spordialana on veel eriti unikaalne, et praktiliselt igal kontinendil iga nädal algab kuskil turniir, et tennis on suutnud hoida kuidagi eriti hästi seda globaalset joont ja kui viimasel ajal ju lennundus on pihta saanud korralikult, siin näited Valgevenest ja nii edasi, siis äärmiselt kurb muidugi, et tegelikult ka tennises nüüd selline olukord on, et aga reaktsioon VTA poolt on ju absoluutselt õigustatud. No poliitika, ütleme jah, et see jutt, et poliitika on nagu spordiväline, et see on juba, võib öelda et aastakümneid on ju tegelikult võib kõrvale heita. Või mis aastakümneid, et alustame kas või Berliini olümpiast, eks on ju, 36. Aga ma olen üldiselt suhteliselt hästi kursis üldse maailma geopoliitikaga, mind see isiklikult väga huvitab. Ütleme, mentaalsus on erinev riikidel, riigikorrad on erinevad, praegu tõstab pead muidugi selline autoritaarsed režiimid. Ja Hiinas nüüd, et ta võttis tagasi süüdistused, ilmselgelt mina eeldan, et ta on nii-öelda siis koduarestis või siis ütleme, kontrollitakse iga tema liigutust ja see on ikka täielik teater muidugi, et õhtustab kuskil ja siis annab seal autogramme tenniseväljakule, et see kõik on juhitud tegevus. Et ma arvan ka, et VTA on praegu tegelikult võib öelda üldse maailma spordiorganisatsioonidest praegu kõige siis nagu julgemalt, ütleme, nendel teemadel tegutsemast või rääkimast ja otsuste langetamise poole pealt, et see on natuke laiem teema ja fakt on see, et kui ütleme, vaatame kas või Hiina avaldusi üldse nüüd, mitte spordiväliseidki, siis seal on üks ümmargune ilus jutt alati. Nad üldiselt nagu ei püüa konflikti nii-öelda vähemalt avaldustes väga välja tuua, aga kui sa neid nii-öelda natuke torgid kuskil, ma ei ütle, et alati ka õigustatult, eks on ju, aga antud juhul seal pidi midagi taga olema, sest see on väga julge käik oli tegelikult Hiina naistennisistilt ja siis nad muidugi on väga teravalt reageerivad ja endal nad kunagi pindu ei näe kunagi. Nii et selles mõttes see on niisugune ebameeldiv olukord. Aga mis te arvate, mitu miljonit VTA selle sirgselgsusega nende korstnasse kirjutas, mis neil kõik sealt saamata jääb? Selle aastalõputurniiri võime vast juba mitmeks aastaks Mehhikosse kirjutada. Kas just Mehhikosse, seda ma ei tea, aga jah, Hiinas ei pruugi tõesti siin lähiaastatel midagi juhtuda. ATP ei ole veel oma seisukohta nii-öelda kujundanud, nende turniirid on veel alles Hiinas. Jah, seda küll. Ütleme, üldse kui vaadata, nagu selles mõttes oli isegi võib-olla üllatav natuke isegi VTA otsus selles plaanis, et kui me vaatame üldse viimaste aastate tegevust, siis tegelikult ATP on üleüldse ka pandeemia algusaegadel tegelikult paremini ju tegelikult, minule tundub nagu algus sai hakkama turniiri korraldustega ja paljude... Jah, minu arust ATP on kõiges ja kogu aeg paremini hakkama saanud kui VTA, et kui kahju, et see aasta jäi ära korralik tennise aastalõpu gala, me oleme fänklubiga iga aasta andnud selle aasta ämbrit välja, ma arvan, et me oleks see aasta andnud selle VTA-le aastalõpu turniiri korralduse eest,
sest skala oli. Et see, no ütleme nii, et mitte niivõrd avatud kui tavaliselt, aga lihtsalt see, millisesse olukorda ikkagi tippmängijad pandi, minu arust see vääris küll aastaämbrit. Ja üle-eelmise aasta ju, või tähendab õigemini ikkagi eelmise aasta, ja meil ei ole veel järgmise aastas, aga juba tahaks nii-öelda hüpata 2022 ja et ju oli mingi periood, kus VTAl turniire polnud, ATP-l oli ja ju pakkus näiteks Viin vist oli näiteks, kes ütles, et meil on kõik olemas, kõik tingimused, et tooge siis VTA turniir meile. Et me hea meelega võtame korda, sulle pakutakse see võimalus, nad ei suutnud nii-öelda bürokraatia, no ütleme organisatsiooni sisene bürokraatia masin ei suutnud läbi närida seda olukorda. Uskumatu. No ja kui me nägime juba ju siin aasta lõpus Euroopas oli kohti küll, kus mängiti juba publikuga tribüünide ees, täistribüünide ees, siis ma julgeks küll öelda, et ükskõik millises Euroopa pealinnas, kui VTA finaalturniir oleks toimunud, siis tühja tribüüne me seal näinud ei oleks nagu Mehhiko päevases sessioonis. Ja veel lisaks sellele, kui sa ikkagi mängijad tulevad sisehooajalt, hüppavad uuesti välishooaega, siis veel hüppavad keskmäestikusse ja nii edasi, veel teisele poole maakera lennata ja kõik need asjad, ajavahed, kõik asjad kokku, siis kohe otse, kas ma ütlen nüüd Fed Cupile või Billie Jean King Cupile otsa veel lisaks, nii et seal mitu asja, mis tegi selle mängijate jaoks ülikeeruliseks ja ega me seal tegelikult, kui aus olla, ega me seal tegelikult nagu keegi nagu fantastiliselt hästi ei mänginud nendest 8 mängijast. Võib-olla Muguruza välja arvatuna. Aga paneme edasi 7. koht, Roger Federeri comeback. Ja nüüd ei tea, kas lahkumine areenilt või igatahes oleme uue comebacki ootuses. Aga taust on siis see, et esimese matši 14 kuu järel võitis Federer märtsis Kataris. Genfis piirdus ühe mänguga, French Openil jõudis 8. finaali, pidi seal loobumise võidu andma Berretinile. Wimbledonis jõudis veerandfinaali, kaotades seal Hubert Hurkaczile, aga maailma edetabelis on Roger kukkunud 16. kohale ja on juba teatunud, et 22. aasta esimeses pooles me teda ei näe. Teises pooles saab mees juba 41. Siia otsa võib-olla veel jäi mainimata, et oma esimene turniir, mille ta üldse mängis Dohas, kaotas ta matšpalli pealt Basilashvili, nii et ta oli väga lähedal turniiri võidule. Seda turniiri võitu see aasta ei tulnud. Ja keeruline öelda, et ta on ju oma avalduses öelnud, et ta tennist nii palju armastab ja seetõttu ta kuidagi ei taha päris nii-öelda pillid kotti panna. Jah, eks me võime kõik arvata, igal ühel on oma arvamus selles osas, et sageli öeldakse, et tuleb õigel hetkel nii-öelda lahkuda tippspordist, aga kui inimene veel soovib proovida, ma usun, et eks tal kogu nii-öelda orientiir on ikkagi jälle Wimbledon võib-olla, ja eks ta võib-olla veel proovib mängida, aga raskeks läheb, sellepärast, et ikkagi nüüd nooremad mängijad ja uus plejaad on peale tulemas, et väga keeruline, aga eks ta ise otsustab, kas ta tahab veel mängida. Mina ütleksin, et ta võiks proovida siis kas või olla näiteks fokusseerida ennast paarismängule, miks mitte? Ma tahtsin täpselt sama asja juurde jõuda, et unistus, ma kujutan ette, et paljude tennisesõprade unistus oleks see, kui Nadal ja Federer mängiks 10 aastat veel paari koos. No näiteks, sest et tegelikult paarismängus ei ole üldse ime, kui ollakse päris tipus 40+ ja mõni mängumees on ka 44-45 aastaselt täiesti tegija olnud. Sa kujutad ette, mis paarismängu turniiridega juhtuks, jälgimine, auhinna, rahad, asjad, kui Nadal, Federer hakkaksid paari mängima. Ja tegelikult tänasel hetkel võib-olla ongi see natukene nagu ebaaus paarismängijate suhtes, tihtipeale need auhinnarahad on ka seal peaks 6-kordsed erinevused, võiks olla natuke väiksem see vahe, et paarismängu, need mehed muidugi annaksid sellele kõvasti juurde. Aga rääkides veel Federerist ju, kust see kõik alguse sai, kust kohast sai see vigastus alguse, see vigastus ei saanud ju algust tenniseväljakult, see on kõige kummalisem, et kõik need jamad duširuumis libastumine või? Kõik need jamad hakkasid ju laste vannitamisest pihta ja duširuumis libastumisest, ehk siis seesama põlv on saanud 3 operatsiooni sellest duširuumis libastumisest üldse, et see tuli täiesti ju tenniseväliselt. Ja selline õnnetu juhus, mis mõjutas, ongi mõjutanud siis Federeri käekäiku, et kurb, et võib-olla tõesti, kui oleks ta täiesti terve, kes teab, oleks võib-olla ka veel sel aastal paremaidki tulemusi näinud. Igatahes legend elab ja see
2020 slam'i võitude arvestus, see reis püsib ka veel elus. 6. koht Naomi Osaka meediaboikott ja pildilt kadumine. French Openil kuulutas siis Jaapani tennisist meediale boikoti, ütles, et ei räägi pressiga Pariisis ja teeb seda oma vaimse tervise nimel, et ja pärast avaringi võitu, kui ta ei tulnudki pressikonverentsile, karistati teda $15,000 suuruse rahatrahviga, mis iseenesest ei olegi suur, aga see oleks võinud veel paisuda suuremaks, kui ta oleks turniiril võib-olla jätkanud. Ähvardati teda lausa turniirilt eemaldamise ja võistluskeeluga, aga Naomi ennetas seda kõike ja võttis ennast French Openilt maha. Meedia boikoti lõpetas ta Tokyo olümpial, kus ta süütas olümpiatule. US Openil jõudis ta 3. ringi, kaotades seal hilisemale finalistile Leila Fernandesile ja siis oli tema hooajaga kõik. Maailma edetabelis 13. kohale langenud Osaka on lubanud tagasi tulla Austraalias. No enne seda jama, kui kõik see pihta hakkas, siis võis ju arvata või isegi minul juba tekkis selline tunne, et naiste tennisesse võib tulla uus valitseja. Et Naomi Osaka, esiteks ta on niivõrd fantastiline kuju ja ta juba muutus väga-väga publiku lemmikuks ja rahva lemmikuks, et võitis Australian Openi. Ja võitis Australian Openi, peale seda olid juba sellised märgid, et kas nüüd on järgmine valitseja naiste tennises, et enam ei ole nii, et kaardid on kogu aeg avatud. Aga kogu selle jamaga tõmmati sellele asjale vesi peale ja minu arust eriti need inimesed, kes tal kõrval nõuandjad on, nii-öelda PR-nõuandjad, see on ikka täiesti nende kapsaaeda, et mängijaks, aga et kus need inimesed nüüd olid, maailma enim teeniv naissportlane ja Mina näiteks ei usu, et Naomi Osakal on ligipääs enda Twitteri kontole. See mõeldamatu ju sellises maailmas. Või siiski? No ei ole nii hästi kursis jah, kuidas see on organiseeritud, aga tõesti, kui sa nii maailma tipus oled, siis tõenäoliselt sa ei jõua lihtsalt kõigega ise nii palju tegeleda ja võib-olla siis ongi delegeeritud nii mõnedki tegevused. See ei tähenda, et ta üldse sealt kõrval on, aga et igapäevaselt või tihedalt kõigega seotud olla tõenäoliselt mitte. Ma arvan, seal ikkagi mingisugune mentaalne probleem ka ikkagi tekkis, et ikkagi olla nii-öelda pildil ja pildil on ta tegelikult olnud aastaid ja kogu aeg fookuses, et eks selge see, et siin vahest kritiseeritakse Eesti meediat väga, et ollakse kiuslikud või mida iganes, et aga maailmas me teame, et seal sa teed ühe sammu vasakule või paremale, sa oled kohe, kõik see fikseeritakse ja oled nii-öelda kogu aeg fookuses, et ega see lihtne ka nagu ühtepidi ei ole. Aga kui sa nii kõrgele jõuad, siis eks sa pead sellega tegelikult ju arvestama. Ja isegi kui tal mingisugune annus ka tema poolset või siis tema PR-tiimi kriitikat või tegevust võib isegi kuskil võib-olla mõnes nüansis isegi aru saada, aga tervikuna see on seesama, mis sa ütlesid, et see võiks ka väikse ämbri saada. Jaa, absoluutselt. Aga muidugi, mis väärib tähelepanu ja millele ka ta osutus, on ikkagi see kes tennist mängib, eriti kes mängib tipptasemel tennist, saab sellest väga hästi aru, et kui sa oled seal Grand Slamil võib-olla 5 tundi väljakul olnud ja väga raske mängu kaotanud ja pead vahetult peale seda minema kaotajana pressikonverentsile ja kui sealt tuleb ka veel võib-olla suhteliselt rumal küsimus mõnelt ajakirjanikult, siis see emotsioon on midagi muud. Võib-olla kui sa tõesti vastaksid järgmisel päeval, kui sa vahetult peale mängu seda tegema pead, siis see on ikka väga raske. Mina ei ole selle poolt, et need pressikad peaks ära kaotama, sest tihtipeale võitja intervjuust nagu ei olegi midagi väga pealkirja panna, sa ju tahad ikkagi teada, miks ta kaotas. Ma olen tegelikult suga selles mõttes täiesti päri. Loomulikult ajakirjanike kvaliteet on erinevates võib-olla riikides, kui toimuvad turniirid ja me ei tea, kes siin alati ligi pääsevad nii-öelda pressikonverentsidele, et seal on ka oma moment, aga kuidas sa seda selekteerid, et seda ei ole ka võimalik teha. Aga ma olen ka nõus just nimelt selleks, et sa saaksid nagu nii-öelda infot, et võib-olla ka mingit sellist võib-olla teatavat analüüsi selle põhjal teha, et miks see kaotus oli ja vahest on ju ka objektiivne põhjus, et võib-olla sa ei näegi, et mängijal võib-olla oli mingi füüsiline, mingi häda, siis tal on see võimalus tegelikult pressikonverentsil tegelikult sellest rääkida. Ja samas seesama mängija, kellest ka me räägime,
samas on ta saanud ka väga palju nii-öelda võitja emotsiooni välja näidata ja olla pressikonverentsil, mis siis nüüd on, et kui kurb on veel ka see, et tegelikult ma olen viibinud Naomi Osaka pressikonverentsidel nii virtuaalselt kui ka füüsiliselt. Teda hoitakse minu arust tennisistidest kõige rohkem, et temast suhtutakse kuidagi väga ettevaatlikult nii Jaapani meedia poolt kui ka rahvusvahelise meedia poolt, et see tuli täiesti tühja koha pealt üllatus mulle. Ei tuli küll jah, see oli mõjus üllatusena tõesti. Aga 5. koht, sinna on meil platseerunud tšehhitar Barbara Krejcikova. Olen siin pannud märksõnaks, et maailma parim mängija mõlema mänguliigi kombinatsioonis. Alustas tema siis hooaega 66. kohalt, aga on hetkel maailma 5. reket. French Openi finaalis alistas Anastasia Pavlyuchenkova, võitis koos Katerina Siniakovaga ka French Openi paarismängu ja Tokyo olümpiakulla. Mehhiko aastalõputurniiril kaotas küll üksikmängus kõik 3 mängu, aga võitis paarismängu ja tema aastateenistus on $3,6 miljonit. 3 üksikmängu tiitlit, 4 paaris mängus ja teenitult VTA enim arenenud mängija tiitel ka siis aastalõpus talle kukkus. Barbara Krejcikova. No see on ehe näide sellest, millest tennises palju räägitakse, et keskendun üksikmängijale, olen üksikmängija ja paarismängija. Barbara Krejcikova tõestab vastupidist ja tihti me näeme ka paljudel tennisistidel, kes ainult üksikmängu mängivad, et neil puuduvad need elemendid ja oskused, mida paarismäng sulle just juurde annab. Ehk siis sellega tahakski just kutsuda üles kõiki noori juunioreid, et ärge jätke seda paarismängu unarusse ja mängige paari ja ka Grand Slamil inimene suudab mängida rahulikult mõlemas mänguformaadis ja mitte ainult mängida, vaid võita. No ja kui praegu räägime naiste tennist, meeste tennises on see muidugi Slami turniil tõesti võib-olla keerulisem ikkagi, et seal on mängud 5 parem setid, et võib-olla seal on nagu mõistetavam see. Ja võib-olla siin aegu tagasi, no kas või sama Billie Jean King, ju säras ka mõlemas mänguliigis ja Navratilova ja kes iganes veel, aga no natuke olid võib-olla ajad ikkagi teised, et mõneti ma saan sellest aru, aga Riho juhtis tähelepanu õigele nüansile, et tegelikult see võrgumäng, tõrjemäng just, servitõrjemäng on hästi liikumine. Jah, et need elemendid aitavad kaasa, nii et isegi kui sa tõesti võib-olla suurel slamil ei mängi, aga mõnel teisel turniiril ikkagi võiks aeg-ajalt need päris tipud võib-olla ei pea, aga just see, kellel on vaja arendada võib-olla sedasama neid võrgumängu, mida iganes, et tegelikult rohkem kaasa lüüa paarismängus, et see tegelikult aitab sulle see tegelikult kaasa ja kui räägime, sa vihjasid Rihoga nagu noorte tennisele ja ka Eesti tennise puhul sama asi, et tegelikult Eesti tennis oli alati väga tugev just paarismängus ka hiilati, et kui üksikmängus midagi läks ka nihu, siis nendes võistkondlikel võistlustel Nõukogude Liidu turniiridel, Spartakiaadidel ja paarismängus oldi ju väga tugevad. Et see tegelikult aitab kaasa. Tõepoolest, võib-olla kui sa oled juba seal päris juba profitennisistina oled seal suhteliselt kõrgele jõudnud, et siis teed nagu valikuid. Et just selle võib-olla kardetakse vigastusi, aga vanasti võeti paarismängu sageli kui treeningud. John McEnroe oli niimoodi, et ta vahel ütleski niimoodi, et see paarismäng, mis ma mängin, see ongi minu treening. Mõte just mängulise poole pealt. Nii et ja samas paarismäng on kohati väga atraktiivne. Eriti kui on selline paar, kes oskab väga hästi kokku mängida, et Krejcikova Siniakova mängu on ju väga tore. Aga Krejcikovast jah, me läksime selle paarismängu peale hästi üle praegu, et Krejcikova, no ma ei ole kindel, et ütleme ta üksikmängus, kas ta päris Slami võiduni jõuab uuesti, aga no ühe võidu ta on saanud, et ta on kindlasti väga hea taktik. Et ega seal Prantsusmaa lahtistel tal ka tegelikult ju Maria Sakkaril oli ju matš palda vastu, et ta suudab ikkagi varieerida oma mängu ja taktikat muuta. Et selles plaanis on kindlasti, paarismängijad sageli öeldaksegi, et hea paarismängija on ka hästi nii-öelda loeb mängu. Ja Krejcikova puhul see kindlasti nii on. Toomas, me ei ole üldse kindlad siin, mis siin naiste tennises järgmine aasta Grand Slamil saama hakkab. Me tegime siin ühe väikse ennustusvõistluse kommentaatorite vahel ja üks küsimus oli see, et kas naiste Grand Slamid võidavad kõik erinevad mängijad ja kõik vastasid jah, sest seal on vastus minu teada. Nii oli, jah. Aga lähme edasi, oleme jõudnud 4. kohani. Esimene, kes medalist ilma jääb,
ja võiks öelda, neid mehi on lausa 2, panin kokku 2 nii-öelda uue generatsiooni meest, kes võib-olla enam nii uus generatsioon ei olegi, aga ehe näide sellest, et uus generatsioon on võimu üle võtnud. Aleksander Zverev püsitas selle hooaja turniirivõitude rekordi ja Danil Medvedev võitis suure slammi. Zverev alustas siis aastat 7. kohalt, lõpetas 3. Medvedev alustas 4., lõpetas 2. Zverev võitis siis kõige rohkem turniire, meestest 6 turniiri, olümpiakuld, ATP finaalturniir, 2 Masters 1000 tiitlit, 2 ATP 500, Australian Openi veerandfinaal, French Openi poolfinaal, Wimbledoni 8-finaal, US Openi poolfinaal, aastateenistus 6,3 miljonit. Zverevile finaalturniiril finaalis siis kaotanud Medvedev võitis 1 Grand Slami, 1 Mastersi, 2 250 kategooria turniiri. Australian Openi finaalis kaotas Djokovicile, US Openi finaalis alistas Djokovici, aastateenistus 7,4 miljonit. Ma ei tea, kummast mehest alustame, kumb rohkem muljet avaldas. Mulle Riho jäi meelde, et sa ütlesid sellise lause, et Zverev mängib nagu arvutimängus. Oli vist olümpiamängude paiku selline lause. Jah, võib-olla see periood sellest hooajast, just see olümpiamängude aegne periood, mäletan, kui me ka Toomasega kommenteerisime ja vaatasime neid mänge, et kuidas üldse on võimalik kogu aeg lüüa kõvasti ja kogu aeg täpselt ja kogu aeg sisse, et see võib-olla isegi, ma julgeksin välja käia sellise teesi, et võib-olla see on üldse selle hooaja maailma absoluutne tipptennise tase, mis üldse keegi välja mängis see hooaeg. Et Zverev küll ei ole endiselt Grand Slami võitnud, aga need matšid ja need mängud olid ikka täiesti ebareaalne tennis või ma ei tea, Toomas, kas sa oled nõus minuga? No jaa, need parimad mängud, mida esitas Zverev, need tõesti olid muljet avaldavad, et selline tunne on, et tõesti, et kui ta mängib oma parimat mängu, siis väga raske on kellelgi talle vastu saada. No, mõnes mõttes kehtib see ka võib-olla Medvedevi puhul. Aga ütleme nii, et visuaalselt, see on jälle maitse asi, Medvedevil on ka väga palju fänne, aga austaldes isiklikult ütleme, kui Zverevil see mäng jookseb, et seda on ikka väga äge vaadata. Kujutate, et need mehed ongi varsti 1., 2. ja jagavadki slämme oma vahel, nagu on teinud praegu see suur kolmik? See on kõige reaalsem stsenaarium, mis praegu meeste tennises on. Muidugi, kui vaadata sealt tagantpoolt, siis ei ole ka muidugi nii suurel hulgal olnud selliseid teravaid taganttulijaid, kes võivad ohustada neid mehi varasemates Grand Slami ringides ka vabalt, et siin võib olla üks täiesti, ma julgen öelda isegi võib-olla 10 mängumeest sellist, kes on, kui me vaatame ka nimesid, kes on sellel aastal alistanud neid nii Medvedevit, Djokovic'i kui Zverevit, siis neid nimesid on päris palju. Ja Zverevi puhul mulle avaldab veel muljet, et talle endiselt on ju õhus veel see koduvägivalla juhtum, mida talle kogu aeg meelde tuletatakse, ma ei tea, üle ühe pressikonverentsi, et kuidas sellises vaimse surve tingimustes ka ikkagi sellist hooaega teha? No, ma arvan, et ütleme nii, et kui ta tunneb ennast selles mõttes kindlalt, et vägivalda ei olnud näiteks, et siis võib-olla ta väga ei põe, kuigi see ebaõiglus, kui see on nii, siis see häirib ikkagi, aga siis ta on sellega küll üllatavalt hästi hakkama saanud, et see ei ole lihtne. Aga lähme edasi. Pronksmedal, 3. koht, US Openi naisüksikmängu finaal. Emma Raducanu, Leila Fernandez, kes oskas arvata, et need naised üldse sel hooajal pildile tõuseb või kes üldse teadis nendest naistest midagi, siis nüüd teavad sellest kõik nendest naistest. 19-aastane kanadalanna Leila Fernandez ja 18-aastane Suurbritanniat esindav Emma Raducanu, kellel ka Kanada ja Rumeenia juuri. Raducanu võitis siis finaali 6-4, 6-3, oli tol hetkel veel 150. kohal, lõpetas hooaja 19. kohal. Fernandez oli selle finaali hetkel 73. ja lõpetas 24. Raducanu on siis esimene naine avatud ajastul, kes võitnud oma teise slammi, kuhu ta on siis põhiturniirile peale pääsenud. Wildcardiga jõudis Raducanu ka Wimbledonis 8. finaali
tehes seal mitmel moel Briti tennise ajalugu ja oli vist noorim mängija, kes jõudnud Wimbledonis kolmandasse ringi alates 2002. aastast. No minule ma olen kuulanud erinevaid podcast'e ka, mis räägivad Raducanu ja Fernandesi teemadel, et seal märgitakse, et justkui see siis märgib seda, et nüüd on noored võimu üles võtmas ja seda rääkisid ka need legendid seal Mehhikos oma rohketes intervjuudes, et vaadake ette, noored tulevad, aga ma arvan, et see on ainult 30% sellest, kuidas see kõik kokku jooksis. Ma arvan, et 70% on lihtsalt puhas õnnestumine. Et need naised just finaalis niimoodi on jõudnud. No tegelikult kui vaadata näiteks, kui keegi viitsib vaadata kas või kordusest või kuskilt interneti avalustest vaadata seda finaali, siis tõesti nad näitasid, ma ei oskagi seda kirjeldada, aga igal juhul see kuidagi see mäng tundus teistmoodi natukene kui senised eelnevad kõik ütleme lähiaastate finaalid. Ja tõesti, ütleme võib-olla visuaalselt ja see mäng, mis nad seal näitasid, et see tundus, et seesama, mida sa nüüd väitsid või mida on väidetud, et nüüd tulevad ja hakkavad nii-öelda teed puhastama enda ees. Mina olen natukene skeptilisem, et tõepoolest võib-olla paljude asjaolude kokkusattumine seal tuleks vaadata ka veel kord üle võib-olla see list, keda nad seal võitsid turniiril, kuidas see tabel neil seal kujunes, mul ei ole see nüüd peas päris meeles. Minu meelest see võib-olla nii keeruline ei olnud, kui vahel juhtub turniiridel. Ma võin sulle öelda, Raducanul oli Stefani Vögele, Shuai Shang, Sara Sorribes Tormo, Shelby Rogers, Belinda Bencic ja Maria Sakkari. Need nimed räägivadki iseenesest juba ja et ütleme, oli seal väga palju faktoreid mängis, aga see muidugi ei vähenda nende suurepärast esitust. Siin on üks probleem. Eelkõige võib-olla Emma Raducanu puhul, ta pidi väga muidu selline tark neiu olema. Pidi matemaatikas väga tugev olema ja mida iganes. Ja tal on tõesti segavereline, sa mainis, seal minu arust on veel ka mingit Aasia verd veel sees, et seal on, ja seal on tohutu segu, ütleme, ja see, nagu öeldakse, et kui oled segavereline, siis oled andekas. Ema hiinlane, isa rumeenlane. Ema vist on jah. Ja, et seal on väga suur niisugune segu, ütleme. Ja et on oht läbi põleda. See siin päris võib-olla võrdlusmärki, Osakaga ei saa tõmmata, aga tal on ikkagi saavutused ei piirdu ainult selle aasta heale aasta algusele. Aga sa oled nii-öelda fookuses ja eks me ei tea, mis seal sisemine maailm toimub, ütleme Raducanu kohe vahetas treenerit. Enne seda vahetas ka muidugi. Jah, et ütleme, eks see naiste tennises on, see vahetamine käib tihti, aga ei ole ju praegu, et mina arvan, et see näitab see aasta väga paljuski ära, et kas nad suudavad kanda kinnitada tipus või mitte, et muidugi vanus on selline, et isegi kui neil tekib mingi selline lahjem tänaks võib-olla rohkem kui 1 aasta aega. Jah, võib-olla jah, et see näitab, et või ei pruugi näidata midagi veel tegelikult, et võib-olla jälle hakkavad uuesti särama seal 3-4 aasta pärast, et see ei ole välistatud. Aga nagu praegu selle järgi ei saa küll öelda, et sealt tuleb kindel keegi valitseja nii-öelda. Seda julgeks küll väita. Ma mäletan vist varasemates saatetes ka kunagi oli see teema ja siis me rääkisime kunagi Federerist, Nadalist ja siis mul tekkis just see mõte, et huvitav, kui suur see tükk on, mis nagu maailma tennisest ära ammustatakse, kui need 2 meest lõpetavad. Kui suur on nende meeste jälg ja kogu panus üldse tennisele, siis kui ma seda selle aasta Ameerika lahtisete finaali vaatasin, siis kuidagi tekkis selline hea tunne, et nüüd on tulnud 2 sellist mängijat, kes võib-olla selle tühimiku täidavad ja mitte küsimus ei ole selles, loomulikult, kuidas nad tennist mängivad. Teine asi see, kui noored nad on väga ilusa välimusega tüdrukud mõlemad, nad on intelligentsed, millised intervjuud, kui sa kuuled, kuidas noored inimesed annavad intervjuusid ja kuidas nad räägivad, et nad kindlasti publikule väga-väga meeldivad, et ma loodan küll ja nagu ütles kolleeg Michelle Lehtmets Raducanu kohta, et see on noore mängija võib-olla selline Grand Slami võidu pohmell, mis kestab natukene aega ja seda tähelepanu on olnud ülemäära palju ja kui vaadata sotsiaalmeedias ja pressis hästi palju on seda söögi alla ja söögi peale Raducanu juttu, siis
ehk loodetavasti see läheb mööda ja nad ikkagi suudavad mõlemad kanda kinnitada seal absoluutses tipus, et ma küll mõlemale tüdrukule väga pöialt hoian. Ei, ma olen selles mõttes nõus, et seesama, mis sa mainisid, mida ma ka ositi nagu käsitlesin, just see võidupohmel mingis mõttes ja et võib-olla sellest olukorrast nüüd tuleb natuke nagu välja tulla ja natuke võtta veel aega, aga just see mäng iseenesest, jah, tegelikult sellist tehnist tahaks näha küll. Aga ma loen fakti huvides ka Fernandesi tabeli poole üle, et Anna Konjuh, Kaia Kanepi, 7-5, Naomi Osaka, Angelike Kerber, Elina Svitolina ja Arina Sabalenka. No ikka keerulisem, palju keerulisem. Tema tabel oli ikkagi, siin on kõikigi võiks nimekad mängida. Tegelikult ju vist Kaia mängus oli täitsa variant, ütleme Kaial. Kusjuures ma tahtsingi sellest Kaia mängust rääkida ja mul täpselt tuli paralleel kunagi Prantsusmaa lahtistel, kui Kaia mängis Jelena Jankovitšiga. Mäletatavasti oli selline mäng, kus oli vist 2 vihmapausi. Ja me olime ise koha peal, vaatasime seda mängu ja siis kuidas, Kaia on pigem sellist tüüpi mängija, kellel on aeglane algus. Tema jaoks on alati raske see mängu sisse saada ja ta sai selles mängus väga hästi sisse, ta oli murdega peal, kas 4-2 vist eessetis ja siis tuli täpselt see vihmapaus, nii et see jälle oleks, kui seda vihmapausi poleks olnud, siis oleks võinud see mäng võib-olla ka teistpidi lõppeda, oli väga lähedal sellele, juba sai hambad taha seal mängus, aga siis tuli see rumal paus jälle tund aega ja Kaia kuidagi alustas jälle aeglasemalt ja nii see mäng lõpuks lõppes. Ütleme, kui me nüüd noorematest mängidest räägime, siis tegelikult, kui vaatame viimaste aastate tendentsi, siis nagu pigem oleks võinud ju Cori Kauf näiteks jõuda nii kaugele. Pigem oodati seda. Jah, näiteks, eks on ju, aga ikkagi ei ole päris saanud sinna hiile täppi lüüa. Aga korra veel tabelile tagasi tulles, et ega ikkagi Fernandesel tõesti ta võib-olla ei olnud parima sooska vastased, aga temal oli tabeli oluliselt keerulisem. Aga jah, finaalis ikkagi sellest abi ei olnud kokkuvõttes. Jah. Teine koht, hõbemedal, sündmus, millele mina ja ilmselt väga paljud teised tennisehuvilised elasid sel hooajal maailma tennisest kõige rohkem kaasa, et Novak Djokovic võidaks suure slämmi. Üks jäi ta sellest puudu. Austraalia Openi finaalis sai jagu Medvedevist, French Openi poolfinaalis Nadalist ja finaalis Tsitsipasest. Wimbledoni finaalis alistus Berrettini, olümpial kaotas poolfinaalis Zverevile ja US Openi finaalis Daniil Medvedevile ja sinna see võimalus läks. Kas see oli nüüd viimane võimalus? Nii kuldne? Kui tagantjärgi vaadata, nagu ka Toomas siin mainis ja me rääksime korra sellest kohtumisest Taylor Fritziga, siis Austraalia 3. ringis oli tal väga keeruline seis. Kas ka veerandfinaalis Veereviga kaotas avaseti, et Austraalia turniir oli ikkagi väga, ütleks nii, et üle kivide ja kändude, aga kui selline mees jõuab poolfinaali juba ja siis seal on asjad selged. Seal ju mõlemad matšid nii Aslan Karatševiga kui Daniil Medvedeviga lõppesid 3 setis ja pilt oli selge. Prantsusmaa lahtistel kahtlemata oli ikkagi, ja mida ütles ka Goran Ivanišević, oli suur õnn, et matš Nadaliga oli poolfinaalis, et ei olnud finaal. Et see oli võib-olla seal vedamine ja Prantsusmaa lahtistel ju tegelikult 2 mängus, nii Lorenzo Musettiga kui ka Stefanos Tsitsipasega oli Djokovic 2-0 settidega kaotusseisus. Tagantjärgi me räägime küll, et kuldne Grand Slam, aga kui nüüd vaadata nagu seda sisu, siis see näitab veel eriti, kui kõva mees ta on, kui rasketest olukordadest see mees tegelikult välja tuli. Ja need 3 Grand Slami võitu võttis, et selles Prantsusmaa lahtistel veel rääkida, siis võimalik, mäletatavasti oli juttu sellest, et Stefanos Tsitsipas astus väljakule vahetult enne seda sai teada, et siis Apostolos Tsitsipas ema suri ära, et see võis teatavat mõju avaldada, sest Tsitsipas mängis sellel perioodil maailma parimat tennist liival võib-olla, et see oli ju fantastiline periood tal. Ja võib-olla ainuke turniir, mis Djokovicil ikkagi võiks öelda väga kindlalt tuli, oli Wimbledon, kus ta kaotas ainult 2 setti. Ta alustas turniiri seti kaotusega Jack Draperile, noorele briti tennisistile, ja ta lõpetas turniiri avaseti kaotusega finaalis Berrettinile. Ülejäänud setid tulid ju kõik Djokovicile, see oli ikkagi võib öelda seljavõit. Et uskumatu mees, midagi ei ole öelda. Aga mille taha siis
see ikkagi kuldne i-täpp jäi, et kas kahe kõrva vahele, kui sa ikkagi setigi ei võida Medvedjevi vastu? Jaa, ma arvan, et ikkagi see selline tahe panna kuldne punkt hooajale. Aga kui see mees ei suuda, kes siis veel ja millal? No jah, ega see aasta, ütleme, ei tahaks küll uskuda, see tundub küll võib-olla ebareaalne, et ta näiteks sama võimalus tekiks sel aastal, või tähendab järgmisel aastal, vabandust, jälle ma torman pisut ette. Kindlasti üks põhjus, et mulle tundub, et seal ei olnud ainult nii, et ega minu meelest vähemalt, ma olen siin vaielnud paljudega, et Medvedjev mängis muidugi finaali hästi, aga ega ka midagi nüüd ulmelist ei olnud, ikkagi Djokovic ei olnud nii-öelda omas mahlas. Et ei olnud see mäng kuidagi väga ebakindlalt tundis ennast ja paljud kriitikud ütlevad, et ta tegi vea, et ta läks vahetult enne USA lahtiseid olümpiamänge mängima. See oli kuldse slämi võimalus. Jaa, täpselt. Et ta muidugi samas ikka tõeline tippsportlane, ta seadis endale maksimaalsed eesmärgid, läks neid püüdma ja ega seal olümpial ka, ütleme, poolfinaalis Zverevi vastu oli tal tegelikult ju päris hea seis. Aga siis teisest setist alates siis Zverev pani nii-öelda teise käigu sisse ja tegelikult kolmanda koha mäng ju näitas ka, et seal tal muidugi motivatsiooni enam üldse tõenäoliselt ei olnud ja paarismängus lõppes ka kõik kurvalt, segapaarismängus siis. Et ma arvan, et see pigem oli, võib-olla natuke mingi väsimus võis olla, aga see oli kõrvade vahel eelkõige. No põnev on oodata, mis sellest kõigest valmib, sest tal oli ju terve hooaeg oli võttegrupp kaasas, kes valmistab temast dokumentaalfilmi. Ma arvan, et materjali seal on tohutult ja peaks tulema igati vägev film. Aga lähme siis võitja juurde, trummipõrin. Ma arvan, et ei ole üllatust, et Anett Kontaveit selle võistluse meil pika puuga 4 esikohta, 40 punkti kinni pani. 19. september oli Anett veel maailma 30. reket, aga siis võitis Clevelandi, Ostrava, Moskva ja Rumeenia Klutši turniirid, jõudis Mehhikos aastalõpu turniirile, jõudis seal finaali, tõusis maailma 7. reketiks, aasta teenistus 1,9 miljonit. Võib-olla väikseks tõrvatilgaks meie potis on, et suures lämmil ei olnud väga suurt edu. 3. ring Austraalias, 3. ring Pariisis, 1. ring Londonis ja New Yorgis 3. ring. Aga näitas siis vahepeal võiduseeriat 12 võitu järjest, mis siis katkes siis Mehhikos alagrupi kaotusega Muguruzale. 48 võitu, 17 kaotust. Mida ütlete, mehed? No see on üks ehe näide sellest võib-olla, kui väikestest asjadest võib kõik kinnitennises olla. Me mäletame ju väga hästi, ei olnud ju üldse lihtne Anetil peale Wimbledoni kuni olümpiamängudeni. See seeria oli kaotuste seeria ja väga rasked ajad ja kusjuures esimene turniir, mille ta võitis Clevelandis. Ta alustas seda turniiri mäletatavasti 6-1 seti kaotusega. Ja me Toomas Leiusega seda kommenteerisime ja just täpselt sel momendil me mõtlesime, et kuidas selline mäng võib nüüd otsustada, kas see asi hakkab ühele poole minema või see asi hakkab teisele poole minema. Et kui nüüd oleks WTA 250 turniiri esimeses ringis tulnud kaotus näiteks kohe. See vastane oli Lauren Davis. Lauren Davis, täpselt, ja ta tegelikult võitis 6-0 peale seda. Aga ütleme, esimeses setis tal oli ikkagi veel natukene selline võib-olla kaotuse seeria kramp või see väga raske momentum, et nüüd saada nii-öelda ree peale. Et tennises nii on, et see on ehe näide sellest, kuidas tihtipeale selle ebaedu ja edu vahe võib olla üliminimaalne ja kõik võib-olla räägivad tagantjärgi sellest, et tuli imemeest Dmitri Tursunov, kes ütles midagi või tegi midagi ja kõik muutus ja võib-olla see oligi nii, aga Anett mängis enne seda ka väga head tennist. Anett tegi hommikust õhtuni kõvasti tööd, Anetil on oma tiim olnud väga pikki aastaid, nii füüsilise treener Tarmo Tiits kui ka varasemad tennisetreenerid, et need nüansid on väga-väga imepisikesed.
et tihtipeale küsitakse peale mängu või et no mis nüüd teistmoodi on ja kas nüüd lõi eeskätt paremini või tagakätt paremini, need asjad ei ole nii lihtsad ja võib-olla mängija ise ka ei tunneta ja ei saa nendest asjadest kohe aru, kui sa väljakult ära tuled, miks ma võitsin või miks ma kaotasin, need asjad võivad avalduda või sa võid selle teadmiseni jõuda alles tagantjärgi võib-olla. No siin tulebki kokku võtta tippsport, just. et vaatasin kordus televiisoris juhuslikult sattusin, mitte küll kõigi poolt armastatud Nick Bollettieri ja seal jäi mitu korda ikkagi kõlama see mentaalne pool, kuidas mängija saab hakkama pingetega, sellepärast et ütleme, mänguelemendid või oskused, ütleme, seda on ju lihvitud aastaid, et potentsiaal on olemas, mõni, kellel on see potentsiaal olemas, jääbki võib-olla seal kuskil 50., 60. positsiooni peale pendeldama, üksikuid sähvatusi teeb, aga Anett on olnud ikkagi palju seal rohkem eespool. See näitas, et ega sa juhuslikult ei saa ju aastaid seal olla. Tähendab, sul on need võimed olemas. Okei, võib-olla on üksikuid mängijad, kelle puhul võib öelda, et kuskil on see nagu lagi ees. Aneti puhul seda ei saanud ju kindlasti öelda. Lihtsalt oligi kogu aeg võib-olla see küsimus, et oli tunda kogu aeg, et ta ikkagi ei ole nagu kõiki oma neid oskusi võib-olla parimal viisil realiseerinud. Ja nüüd ta näitas seda, milleks ta võimeline on ja kui me räägime treeneritest, ikkagi nagu erinevast intervjuudest on välja tulnud, et Tursunovi siis ütleme niimoodi metoodika või ütleme see koostöö, millele ta rajab või kuidas ta seda teeb. See tõenäoliselt õigel hetkel tuli ja on vähemalt seni sobinud Anetile. Ta on pannud ikkagi mängijat uskuma oma võimetesse ja kui nüüd rääkida, et jah, elemendid olid mänguelemendid, aga ta on paljusid elemente hakanud julgemini võib-olla realiseerima. Ja no me ei hakka väga spetsiifikasse võib-olla siin langema tennise spetsiifikasse, aga kui te vaatate, ta jõuab ju pallini varem, seal on omad põhjused, ta saab palju paremast nii-öelda kehaasendist lööke sooritada ja sooritab neid agressiivselt, et vahetevahel tundub, et väga raskest positsioonist tuleb selline vastus ja mis puudutab nagu just mängu tempot, et enamus mängudes, kus ta on mänginud, ta on ju, eelkõige võtame just aasta teist poolt, ta on ju dikteerinud. Ja see on üks võtmeküsimusi tennises, et kui vastane jääb natukene kogu aeg aja hätta, et isegi võib-olla positsiooniliselt tundub algselt, et tundub, et lõi suhteliselt võib-olla kätte või sinna ütleme vastasele, aga lihtsalt see löögi kiirus on nii suur. Vastane ei saa sealt enam teravat vastust teha, nii et just see, kes dikteerib seda mängu nii-öelda joonist platsil, et see on hästi oluline ja kui siia lisada selline enesekindlus, mis on kindlasti juurde tulnud Aneti mängule, et ma usun, et nüüd on tal, no kui enne oli tal kogu aeg eesmärk top 10-sse jõuda eelkõige, see eesmärk on täidetud ja nüüd on selge, mis on järgmine eesmärk. Väga lihtne. Veelgi kõrgemal olla maailmade tabelis, juba päris seal tipus olla, no veelgi tipus olla, esikolmikusse jõuda ja loomulikult suure slam'i turniir. Mis mulle meelde tuleb Dmitri Tursunovi sõnad, mis ta ütles Aneti kohta, et ta võib-olla tahtis Aneti mängu natukene muuta lihtsamaks ja võib-olla vältida neid asju väljakul, mis tekitavad paanikat. Et minu jaoks ka nagu Toomas praegu ütles väga õigesti, et kui sa oled võimeline igas situatsioonis murdosa sekundi jooksul pead neid otsuseid väljakul kogu aeg tegema, et sa suudad enda jaoks valida täpselt selle õige kiiruse ja tempo, mille pealt sa seda mängu kontrollid. Minust Anett on seda suutnud suurepäraselt teha ja teine asi, mis silma torkab kindlasti, on see, kuidas Anett sõltumata olukorrast, sõltumata seisust suudab kuidas öelda, valgelt lehelt minna mängima järgmist punkti ja natuke meenutab mulle Maria Šarapovat, see tema korra selja pööramine väljakule ja reketi keelte katsumine või ta natukene sarnane olek kuidagi. Väikse mõttepausi võtad, võtad nagu hingamise saad korda,
et sa ei lähe siis, kui ei ole vaja kogu aeg kiirustada, et võib-olla esimene emotsioon on, no ma nüüd lähen kiiresti, nüüd löön ässa näiteks, ei ole nii. Tennises ongi see kõige keerulisem, ongi see, et sa nagu, et su mõte ei jää selle peale, et mis just juhtus või mis nüüd kohe juhtuma hakkab. Sa pead olema selles reaalajas kogu aeg ja ka punkti seest pead olema reaalajas. No see tähendab seda, et kui ma võib-olla 3 palli olen intensiivsem ja ründam, siis 4. pealt ma ei saa rünnata, aga ma ikka tahaks rünnata, sellepärast, et ma just enne olin punkti näiteks domineerimas, et sa kogu aeg suudad seda õiget otsust teha. Minu arust Anett on selle saanud väga hästi paika ja tehnilise poole pealt võib-olla, mis mulle on silma torkanud, mida Anett on hakanud palju paremini tegema, on just see, mida ta teeb ette liikudes ja võrgus, et seal on küll muutused toimunud minu arust. Ja ta tundub, et praegu ka, ütleme, see näidisturniir, sellele ei tahaks väga pikalt peatuda, aga seal oli ilmselgelt üks moment oli, et katsetati, prooviti rohkem, et käis võrgus hästi palju ja... No ma rääkisin ise Anetiga, Anett ütles selle kohta, et see oli rumalus, et ta seal teise seti võitis, ta ütles, ta oli nii väsinud, lihtsalt proovis. Aga ma ütlen, et iseenesest proovis ja ma arvan, et see oli õige, et ta proovis. Sellepärast, et sa võid ka sattuda, ütleme jälle mängu element, kui nii võtta, kui sa võrgul lähedal oled, siis sa tegelikult võid sattuda ka olude sunnil, ütleme, et vastase löök on lühem, sa ei tohi karta seda olukorda, et nii kui see mängu jooksul tekivad need olukorrad, sa tunned ennast ikkagi selles mõttes turvaliselt. Jah, tuleb ka mingi eksimus sisse, las ta tuleb. Aga sageli on tennises üks selline mentaalse poole pealt, üks selline moment, et kui sul paar korda näiteks üks mingi element ebaõnnestub, siis võib sageli olla nii, et sa enam ei julge seda lööki sooritada või ütleme, kasutada mingit teatud mängus. Okei, taktikat loomulikult tuleb ka vahest muuta, et see on ka vastavalt mängu käigule, aga jälle me jõuame ka seda, mis ma praegu kirjeldan, me jõuame jälle mentaalse pooleni. Tegelikult. Ma küsin siia teema lõppu ühe intrigeeriva küsimuse, mis ma olen ikka viimastes saadetes siin esitanud ja millest ka Eesti spordiavalikkus ja spordiajakirjanikud omavahel väga tuliselt arutlevad. Kas Anetil on põhjust 29. detsembril ka Alexela kontserdimajja kleit selga panna ja kohale tulla? Lükkame selle palli kohe Rihale. Mina olen oma arvamuse öelnud. Aga te oma valikud olete EOK kodulehel teinud? Ei ole. Enam ei jõuagi teha. Enam ei jõua, hiljaks ette. Mina ei ole teinud. Mina olen teinud. Mina ei ole teinud ja minu arvamus on nii, nagu see arvamus on, et mul oli pisar silmas, kui vaatasin ka tüdrukuid vehklemas ja olümpiakulda võitmas ja samamoodi Anetimänge ja edu vaatamas, nii et ei tahaks neid üldse kuidagi järjekorda panna. Sina panid? Ja ma tegelikult olen, mida rohkem ma nagu sel teemal, see on üldse nagu laiem teema, et ütleme, kas on, mõned ütlevad, et milleks me üldse valime neid parimaid ja mida iganes. Aga väike riik, miks mitte tunnustada meie parimaid sportlasi, et ma jätaksin selle saladuseks. Aga ma olen selles mõttes ka päri, et kuidas seda neid võrrelda? Kui rääkida emotsioonist, mul täpselt sama asi. Eelkõige kui naiste vehklemist just tiim võitis. Ma pole niimoodi ammu olnud nii-öelda nõelte peal istunud. Täpselt. Et ütleme tõesti ka Anetimängud, finaalid. Aga tegelikult sa võrdled ju pronksmedalit ja siis Aneti. Aga ma arvan, et taustal on ikkagi mitte pronksmedal, et taustal, miks on Katrina Lehisel positsioon nagu väga tugev selles olukorras, et tal on ikkagi tiimi kuld ka taga, nii et sisuliselt tema ikkagi personaalselt on tal 2 medalit. Tal on tiimis võidetud kuld, individuaalne pronks, seetõttu ikkagi ühelt olümpialt nii-öelda üks sportlane lahkub 2 medaliga, üks nendest kuldne veel ja samas ütleme, see tiim ei oleks ka suure tõenäosusega ilma Katrinata võib-olla seda kulda ka võtnud, eks on ju, nii et jah, see on selline poleemika, aga kui me räägime nagu ütleme maailmas vähe suuremates riikides, kui valikuid tehakse, siis tõenäoliselt ei oleks üldse küsimustki. Aga suuremates riikides on muidugi ka medaleid rohkem ja võib-olla konkurents tihedam. Et vaadatakse ikkagi nagu ala populaarsust üldse üle maailma, palju seda harrastatakse, palju võistlusi on ja neid nüansse. Selle järgi tõenäoliselt oleks Anett ilmselge nagu favoriit. Aga meie puhul, Eesti puhul on olukord ikkagi ilmselgelt ka ja arusaadavalt tegelikult teistsugune, nii et emotsiooni mõttes
mõlemad valmistasid nii tugevat emotsiooni ja väga keeruline küsimus, et kes valitakse, see valitakse, aga lihtsalt, mis on minu jaoks oluline, et Anett vähemalt karjääri jooksul, võib-olla ta ei pea seda ennast nii oluliseks ise, aga mängib kindlasti veel aastaid aga lihtsalt selline väga hea hooaeg, mis ta veel peaks nii-öelda tegema selleks, et saada see aasta sportlase nimetus täiskasvanute seas. Jah, võib-olla kui nimetada maailma silmapaistvaid naissportlasi, siis isegi sinna võiks nominendiks Anetti panna 2021, miks mitte? No täpselt, ma seda selle peale ka nagu rõhun, aga ma ütlen, siin on olukord natukene teine ja ühtepidi arusaadav. Ma ei tea, kas saate eetrisse mineku hetkeks on minu hääl juba avalikustatud, sest kõik ajakirjanike hääled detailselt pannakse üles. Mina panin Anetti lehi sees ja põhjenduseks, et mis on need argumendid maailma 7. tõusmine just selles järjekorras. Maailma 7, 4 turniirivõitu ja finaalturniirile pääs. On need minu kaalukeeled, aga noh, võib öelda, kui punkti oleks pidanud panema, siis väga napi eduga lehi sees. Kellegi pidi esimeseks panema, panin seekord Anetti. Aga igatahes selline siis see top tuli, oli meeldejääv tenniseaasta kindlasti, mida meenutada ka aastate pärast. Milline tuleb järgmine aasta, seda saab juba näha ja ma arvan, et aasta esimeses saates oleme juba Australian Openi tabelite ja juttudega ja oleme siis ootuses, kuidas Anett selles uues olukorras, minu arvates mängis ennast suhteliselt karpi, et muud eesmärki kui Slami poolfinaal ei saagi aastal 22 olla. Oled nõus, Toomas? Ära ole nii tagasihoidlik. Ja ma tahtsin ka öelda, et ikka Slami võite. No, alustame kuke sammudega, kõigepealt pead sa poolfinaali jõudma. Igatahes edu Anettile, edu kõikidele Eesti tennisistidele ja aitäh ja ilusat aasta lõppu teile, Toomas ja Riho. Kõigile teile ka, head aasta lõppu. Aitäh!